Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Mina olen Eneli. Ja mina olen Reet. Sel korral siis juba 7. saade. Tuletan ka meelde, et meie varasemad episoodid on üleval Talent Hubi kodulehel. Et kes ei ole sinna veel jõudnud, kindlasti minge kuulake. Varasemalt oleme siin vestelnud väga põnevate, toredate inimestega, kellel on palju häid mõtteid, praktilisi nõuandeid anda. Et kindlasti väärt kuulamist. Siinkohal tahaks tervitada ka meie kolmandat siis podcasti tiimiliiget Katariini, kes on veel puhkamas ja meie seas ei ole. Aga tänasest saatekülalisest. Tema on pikaajalise personalijuhtimise kogemusega. Viimase 5 aastaga on ta toetanud töötajaid nii tööle asumisel, nende igapäevatöös, kui ka siis, kui on aeg ettevõttest lahkuda. Tegu on pühendunud inimesega, kelle jaoks pole olemaseid takistusi, vaid on lahendused. Tere tulemast saatesse endine Skype'i HR business partner ja tänane Pipedrive'i personalijuht Leelia Rohumaa. Tere! Leelia, kas sa tahaksid veel midagi täpsustada enda kohta sellele introle? Ma arvan, see oli juba piisavalt punastama panev, et sellest tõesti piisab. Tore. Siis küsis kohe, et sul on personaljuhina omajagu kogemust, et kas on mõni teema, valdkond, mis on sinu jaoks eriti südamelähedane? No sisseelamisprogramm või kogu see onboardingu teema on kindlasti minu jaoks hästi oluline. See oli teema, mis oli mul ka aluseks magistritöö tegemisel ja mida ma kutsun enda siis esimeseks beebiks, enne kui mul päris lapsed sündisid. Ma usun, et see on päris paljud ütleme siis valdkonna inimeste jaoks põnev ja oluline teema ja kuna see on ka üha rohkem nii-öelda kanda kinnitamas, et sellega on vaja tegeleda, et siis kindlasti ka väga selline praktiline asi, mis kindlasti võiks igas ettevõttes olemas olla mingil kujul. Enne kui me ka liigume edasi edasiste teemade juurde, et saaks sinuga lähemalt tuttavaks, meil on üks traditsiooniline küsimus. Kelleks sa väiksena saada tahtsid? Mitu ametit oli, aga üks peamine oli arstiks saamine. Et ma päris arstiks ei saanud, aga ma arvan, et ma endiselt ka oma olemasolevas siis ametis saan inimesi aidata. Kuidas sa jõudsid personali valdkonna personalijuhtimise juurde? Oli see teadlik otsus, oli see juhus? Et jah, sellist ametit ma arvan, et ma isegi ei teadvustanud endale, kui ma veel põhikoolis või gümnaasiumis käisin, aga et pigem teadlik valik oli see, et ma lähen edasi õppima ja omandan kõrghariduse ja läbi selle, millised töökohad mulle juhtusid seal, ütleme, karjääri alguses ja tõesti sain erinevaid asju teha müügist, koolitamisest kuni värbamiseni ja väikese ettevõtte vedamiseni. Et siis ma sain aru, et kõik see teema, mis puudutab inimesi, nende arendamist, koolitamist, nende karjääri abistamist, et kõik see oli see, mis mulle väga südamelähedane oli. Ja kogu see finantsi teema ja selline numbrite pärast muretsemine ei olnud nagu minu asi, et siis sealt tuligi naturaalselt, et võiks edasi õppida, areneda ja siis puhtalt sellele teemale nagu edasi keskenduda. Tööpersonali juhina, kas sul on tekkinud aja jooksul mingisugune arusaam, et kes on siis, kuidas näeb välja üks hea personalijuht, on ta mingid omadused, oskused, teadmised? Ma arvan, et üks kõige olulisem oskus on ollagi selline inimeste inimene ja osata hästi kuulata ja muutustega kaasa minna ja oskama olla ka leidlik, et kuidas inimeste tuju üleval hoida, et ma arvan, et personalijuhi või üldse personalitöötajate poole pöördutakse igasuguste erinevate teemadega, et lõppkokkuvõttes ju mida me tahame on see, et inimesed oleksid töökeskkonnas õnnelikult ja kuidas siis aidata neil seda saavutada. Enne Pipedrive'i olid sa ka ligi 11 aastat Skype'is erinevates rollides, seal hulgas siis ka HR business partnerina tööl. Et milline oli suurim õppetund sealt või oli neid mitu? Ma arvan, et üks peamine õppetund, mis mind ka nüüd Pipedrive'is on väga palju aidanud, on see, et oskus kohaneda muutustega. Et Skype käis väga palju suuri erinevaid muutusi läbi ja
oskus nendega nagu toime tulla ja nendest alati osata midagi õppida, et kas kõik muutused on mugavad, ei tegelikult ei ole, on ju. Aga et kuidas nendest võtta see maksimum ja võtta see õppetund ja liikuda edasi ja nautida seda töökeskkonda. Tänases vestlus me keskendume siis tegemistele eelkõige Pipedrive'is, räägime lisaks organisatsiooni kultuurist, väärtustest, ka sisseelamisprogrammist, onboarding ust, et Pipedrive on vähemalt mulle tundub, et on tuntud just selliste põhjalike pikkade nii-öelda kas siis värbamise või onboarding uga, et kindlasti oleks hästi huvitav sellest lähemalt kuulda. Aga Reet, annan siinkohal sõnajärje sulle üle. Ja tere ka minu poolt, Neelia. Aitäh, et sa leidsid aega siia meiega vestlema tulla. Aitäh kutsumast. Aga enne kui me hakkame Pipedrive'ist rääkima, võib-olla sa paari lausega ütled kuulajatele igaks juhuks. Mine tea, võib-olla on veel inimesi, kes ei tea, millega Pipedrive üleüldiselt tegeleb. Et me toodame siis sellist tööriista, mis aitab müügiinimestel oma tulemusteni kiiremini ja paremini ja süstemaatilisemalt jõuda. Seda teie kliendid on pigem Eestis või välismaal? Eestis on ka, aga kõige rohkem ikkagi välismaal. Ja kui kaua te olete turul olnud? Et ettevõte saab nüüd suvel 10-aastaseks juba, nii et juba päris piisavalt. Kui palju teid Pipedrive'is täna on kokku? Et meid on globaalselt siis juba üle 600 ja Eestis veidi üle 400. Mis tähendab globaalselt? Kus teid veel on? Et meil on kokku siis 8 erinevat kontorit ja meil on siis inimesi nii Ameerikas, Inglismaal, Portugalis, Tšehhis. Eestis on meil 2 kontorit, on nii Tallinnas kui Tartus ja uuemad on meil siin näiteks siis Dublinis ja Floridas, et üle maailma igal pool. Kuidas need enam-vähem jagunevad, et kui palju on Eestis siis 600 inimesest ja kui palju on välismaal? Et jah, Eestis on siis natuke üle 400, nendest veidi üle 40 on Tartus. Tartus praegu ehitame ka uut kontorit, nii et varsti saame seal ka rohkem laieneda. Kas on juba teada, kuhu uus kontor tuleb? See on Paju 2, on meil juba maja on püsti ja logo on üleval, nii et ootame põnevusega, kui see suvel valmis saab ja saame sissekolimise teha. Kõik tartlased praegu kuulavad, pange kõrva taha, siis ilmselt tuleb ka palju uusi töökohti, kui ruumi on rohkem. Just, see on plaan. Vinge, aga kui me nüüd läheme personaliosakonna juurde, palju teid seal töötab kokku globaalselt? Et globaalselt on meid hetkel 28, nendest kõige rohkem on siis inimesi, kes tegelevad värbamisega, siis HR operations'iga ehk siis kogu sellise info korras hoidmisega ja lepingute ja kõige selle teemaga. Aga meil on ka 3 koolitusinimest, HR juht üldse kokku on meil 5 tükki pluss siis globaalne juht. Ja ma arvan, et võib-olla mis on siuke unikaalsem meie tiimi puhul, et lisaks on 2 inimest, kes meil employer branding uga tegelevad, aga meil on siis oma analüütika, et midagi sellist, mida ma kindlasti kõigile soovitaks, et nüüd on meil aasta aega see inimene olnud ja tõesti super on vaadata, kui ägedaid analüüse asju saab tegelikult teha, kui sa oled selle ala nagu spetsialist. Too mõni näide? Kas või see näide, et me ju kõik oskame Excelit, aga see, mida üks analüütik kasutades siis andmebaase suudab ära teha ja automatiseerida ja et sul ongi iga hommik on uus äge ülevaade olemas sellest, mis on toimunud, et see on just väga lahe. Seda on hea kuulda väga tihti just personali valdkonnas. Me teeme tunnetega asju, ei mõõda. Nüüd küll päris palju juba liigub see maailm sinna mõõtmise suunas ka, aga võib-olla too veel mõni näide, mis tänu selle analüütikale on muutunud, mis te olete avastanud? Ma arvan, et mis ta aitab, ongi just tegelikult aru saada seda, et mis on need trendid, mis ettevõttes toimub, näiteks kas või teeme siis küsitlustöötajate seas, et kuidas neile meeldib ja mis neile meie keskkonnas ja tööelus meeldib ja mis mitte. Et samamoodi, et seda saab ka palju kiiremini ära teha kogu seda analüüsi, kui sul on spetsialist, kes aitab selle kõik nagu ägedalt paika panna.
nii et sealt kindlasti näiteks hästi olulist infot palju kiiremini saab kätte ja palju kiiremini saab juba ka siis selle infoga midagi peale hakata. Aga sinu ülesanded, sa mainisid, et tegelikult on personalijuht 5. Ma saan õigesti aru, et sina oled üks nende seast? Just, et meil on erinevates riikides neid siis sarnaseid inimesi nagu mina ja mul on erinevad vastutusvaldkonnad, et tegelikult lisaks personalijuhile ma olen siis ka Eestis site leader, ma ei tea, sellel mingid väga head nagu vastet ei ole, aga mis see siis tähendab, on see, et ka kogu selline kontori teema ja see, et meil oleks tegelikult kõik paigas meie töötajate parima tulemuse saavutamiseks, kaasa arvatud töökeskkond ja kõik sellele vajalik. Et siis ka kontori tiim on osa minu tiimist ja selle tõttu ka ma saan hästi aktiivselt siis osaleda uute kontorite ehitamisel ja kujundamisel. Lisaks sellele siis globaalselt ma vastutan ka koolitusteema eest ja loomulikult toetan juhte ja töötajaid kõigi igapäevaste teemadega, mis neil kas siis karjääri või muutustega seoses tekivad. Ja ka HR Operations team siis on osa minu tööst, et see valdkond ka mind väga hoidab ja huvitab. Millised on täna võib-olla Pipedrive'i kõige suuremad väljakutsed personali valdkonnas? No ma arvan, et ikkagi kõik seotud muutustega. Et kuna ettevõte hästi kiiresti kasvab ja on kasvanud, et siis et see toob nii palju vajadusi kõiki protsesse üle vaadata ja ka tegelikult aidata siis kõiki töötajaid ka kõigi nende muutustega nagu kaasa minna ja neid õigeid vastuseid õigel ajal saada, et kõik muutustega seoses ma ütleks. Korra kuulajatele ka, et kui sa räägid kasvust, et te praegu kasvate, kui palju inimeste arvult te kasvasite näiteks eelmine aasta? No võib-olla isegi parema ülevaate annab see, et kui ma tulin 2016 suvi, siis me saime just täis siis 200 töötajat globaalselt ja nüüd me oleme üle 600, et selle 3,5 aasta jooksul me oleme 3 korda kasvanud, et ma küll loodan ja praegu trend ka näitab, et ütleme nii agressiivset kasvamist äkki see aasta ei tule, sest ega tegelikult see ei ole väga kerge organisatsioonile, kui see kasv on liiga kiire. 2018 aasta te saite unistuste tööandja tiitli. Kuidas sa täna tunned, et kas ka 2020 on Pipedrive endiselt unistuste tööandja? Ja kindlasti, et kõik need tegevused, mida me tegime enne seda, kui me tiitli saime, siis nende kõigega me oleme jätkanud ja pidevalt leiame ja proovime uusi viise, kuidas siis oma töötajaid nagu parimal viisil toetada ja nende arengule ja karjäärile kaasa aidata. Ja lisaks võib-olla ka mida juurde tuua, et kindlasti on tööelus ka hästi oluline see töökeskkond, et kas või selle tiitlivõidust saati, siis me oleme ka ju oma uude majja siia Mustamäe teele kolinud, et samamoodi, et kui me olime varem Tallinnas 2 erinevas kontoris, et nüüd meil on võimalik jälle ühes ägedas suures kontoris koos olla. Nagu sa juba välja tõid, et Pipedrive saab 10-aastaseks, et aeg on kiiresti läinud. Ja inimeste arv on kasvanud, olete rahvusvahelisel tasandil kontorid juurde tekkinud ja kindlasti on ka Pipedrive'i organisatsiooni kultuuril olnud siis kujunemisel oma teekond, et seal on ju palju erinevaid asjaolusid, mis seda mõjutavad, on see viis, kuidas toimub kommunikatsioon, konfliktide lahendamine, kontroll, organisatsiooni eesmärkide selgus, mis iganes. Kuidas sulle tunduvad, mis on sellised olulisemad suunamäärajad organisatsiooni kultuuri kujunemisel siis? No ma arvan, et kui kultuurist üldse rääkida, siis mis selle kultuuri ju kujundab, on inimesed selles ettevõttes ja kuidas ettevõtte seda kõige rohkem mõjutada saab, on ikkagi läbi värbamise ja valides siis need inimesed, kes siis kannavad selle ettevõtte väärtusi, et meil on selles mõttes hästi läinud, et meie ettevõtte väärtused on juba ettevõtte siis asutamisest peale samad olnud. Ehk siis meie ettevõtte 5 asutajad teadsid, milliste inimestega nad tahaksid koos töötada, et siis pakkuda sellist ägedat toodet siis müügiinimestele ja joondudes sellele sama põhimõtte järgi, siis kõik need järgnevad aastad on aidanud meil siis seda tiimi kasvatada ja hoida seda sama ühtset siis
hingamist või DNA-d ettevõttes isegi suure kasvu puhul. Aga kui sa võrdled nüüd seda aega, kui sa siis 3,5 aastat tagasi asusid Pipedrive'i tööle täna, et kas on ka midagi muutunud? No kindlasti on muutunud, et ütleme 200 töötajaga ettevõttesse veel ikkagi tunned inimesi kõiki ka nägu ja nimepidi, eriti kui sa oled personalitiimis, aga nüüd ma pean tunnistama, et ma üle 600 inimese kõiki nimesid ja nägusid korraga ei suuda enam meenutada, et kuigi paljudega nendest erinevates siis kas siis projektides näiteks nagu bootcamp, mida me uutele töötajatele korraldame, et kontakt tekib, aga jah, see on kindlasti üks suur erinevus, kui ettevõte nii palju kasvab. Eks iga ettevõte ju sooviks omale tugevat organisatsiooni kultuuri, et seal oleks see stabiilsus, jätkusuutlikkus, et töötajad teeksid seda, mida organisatsioon ja mida juhid soovivad. Et ma julgeks öelda, et ilmselt te mõlemad olete minuga ühel nõul, et Pipedrive'i puhul on tegemist tugeva organisatsiooni kultuuriga. Et millise konkurentsieelise see teile annab? Kuidas seda igapäevases töös tunnetate seda? No ma arvan, et eriti IT-ettevõtetes on ikkagi see kultuur on üks peamine asi, mille järgi otsustatakse, kuhu ettevõttesse tööle asutakse, sest no ma arvan, et IT-inimesed saavad ikkagi iga nädalaselt pakkumisi ja neid proovitakse üle osta, et paljude inimeste jaoks ikkagi enam raha ei ole see peamine teema, mille pärast nagu valitakse, vaid just see töökultuur. Sest me veedame ikkagi nii palju oma ajast töökeskkonnas ja oma kolleegidega, et kui see on meeldiv, siis see on kindlasti nagu kõige parem motivaator. Kas on ka selliseid kitsaskohti, kus te näete, et tahaks veel areneda, et saaks paremini? No ma arvan, et üks suur väljakutse ongi see, et kuna meil on kontorid üle maailma, et siis kuidas hoida seda sama mõnusalt kultuuri kasvades ja arenedes erinevatesse riikidesse, et see on kindlasti hästi suur väljakutse ja see on see, millega me igapäevaselt tegeleme. On sul äkki praktilisi soovitusi, et kuidas siis jõuda selle nii-öelda soovitud, ihaldatud organisatsiooni kultuurini? No ma arvan, et kõige olulisem on see, et esiteks need ettevõtte väärtused, mis on selle konkreetse ettevõtte jaoks oluline, on läbi räägitud ja kirja pandud ja see ei ole midagi sellist, mis on kuidagi ideaal, mida me võib-olla 3 aasta pärast soovime saavutada, vaid tegelikult see praegune reaalsus ja siis värvates selle järgi, et tõesti millised need inimesed või milline see keskkond peaks olema, kus me tahame oma ettevõtet edasi arendada, siis see on, ma arvan, see alustala. Ja eks neid väärtusi tuleb kogu aeg uuesti meelde tuletada ja valida need õiged inimesed, kes neid väärtusi kannavad. Räägime veel väärtustest, et igal organisatsioonil, ettevõttel on, nagu sa juba eelnevalt ka mainisid, et ettevõtte siis asutajate poolt olid teada need, et oli juba paika pandud, et mis need täpsemalt on need väärtused, et räägi neist võib-olla lähemalt. Meie ettevõttel on 6 erinevat väärtust, et alustuseks siis kõige esimene ja minu jaoks ka kõige olulisem väärtus on sisemine põlemine, inglise keeles on ta internal drive. Ja mida see siis tähendab, on see, et tõesti me värbame inimesi, kes siis omavad sellist sisemist põlemist teha just seda tööd, mille jaoks nad on värvatud. Et muidugi on hea lihtne alati öelda, et ma ei tea, juht ei motiveeri või et ettevõte ei paku mulle piisavalt motivatsiooni, aga tegelikult motivatsioon tuleb ikkagi sinust endast. Ja kui sa oled õige valdkonna valinud, siis see on juba nagu üks suur pluss. Ja sellega kaasneb siis kohe ka niisugune paremuse poole pürgimine. Et kui ma teen asja, mis mulle väga meeldib, see on minu kirg, siis naturaalselt ma loen selle kohta, arenen ise edasi, õpin juurde. Et siuke reach for greatness on siis meie üks siis teine väärtustest. Ja be teachable, ehk siis selline enda teadmiste jagamine ja ka ise olemine valmis siis teiste teadmisi vastu võtma ja see oskus, et ma tegelikult ei leia, et ma pean alati ise olema see, kellel on õige vastus, vaid et tegelikult nagu grupina me suudame võib-olla palju paremaid lahendusi leida, et siukene nagu avatud meel ja teiste ideede ära kuulamine, et see on kindlasti hästi oluline. Ja üleüldiselt tiimitöö, et kindlasti
meil on ka mõned võib-olla väga tugevad spetsialistid ukse taha jäänud just selle tõttu, et tiimiga seda klappi ei oleks olnud. Ja ma arvan, et see klapp on üks hästi oluline asi, mis meid ühes keskkonnas nagu pikemalt hoiab, et eriti IT-ettevõtetes ma arvan, et igal pool on keskkond on see, kuhu palju panustatakse, et sul on mugav töökoht ja nii edasi, aga inimesed on need, mis on nagu erinevad ettevõtetes. Ja leida just need õiged, kes siis omavahel klapivad nii tiimina kui ka isiksusena, et ma arvan, et see on nagu hästi oluline. Ja selline mitte vabanduste leidmine on siis ka üks osa meie siis väärtustest, et hästi lihtne on ju tegelikult alati vabandust leidma, miks midagi tehtud ei saa. Aga meie kultuuri osa on see, et me alati leiame võimalusi, kuidas leida lahendus, konkreetne siis mure lahendada. Ja viimane, mis alati eriti uutele töötajatele kõige rohkem meelde jääb, eriti siis näiteks värbamisprotsessist on, et ära riku teiste päeva ära. Ja nii lihtne see ongi ja võib-olla nagu paljudel teistel ettevõtetel on ka mingi sarnane väärtus, aga ta ei ole võib-olla nii lihtsalt ja loomulikult kirja pandud. Ja ma arvan, selles lihtsuses peitubki võlu, et tõesti me peamegi seda silmas, et sul peabki olema seal töökeskkonnas mõnus oma nende kolleegide seas ja lõbus ja fun ja need inimesed peavad hästi nagu kokku sobima, sellepärast et siis on see tunne hoopis teine ja siis on ka tulemused palju paremad. Sa tõid välja, et nii mõnigi tugev spetsialist on jäänud ukse taha just sellepärast, et need juba väärtused ei ole päris see, mida organisatsioon ootaks. Aga kui palju või kuivõrd siis peaks nagu see kattus siis olema või millal tuleb see ei, et see ei ole päris see inimene? Et me räägime see match ja see fit ja et kuidas te seda nagu hindate siis? Ja meil on hästi pikk värbamisprotsess, et kuni 7 erinevat etappi on selle värbamisprotsessis ja see eesmärk ongi just täpselt leida see parim match. Et väga oluline on ikkagi, et see üksik töötaja kannaks neid samu väärtusi, sellepärast et vastasel juhul muidu ikkagi tekivad seal tööelus probleemid ja need mõjutavad ju kogu tiimi. Kuidas te neid väärtusi siis oma organisatsioonis kommunikeerite inimestele, et kõik saaksid aru, mis on iga väärtuse taga, mis see tähendab? Ta hakkabki värbamisprotsessist, kus see käib hästi palju läbi ja erinevad näiteid ja teemasid küsitakse, kus seda siis ka selgitatakse, et kas inimene kannab neid väärtusi. Lisaks siis, kui algab sisseelamisprogramm, siis juba esimesel päeval me kordame need uuesti üle. Meil on ka tehtud selline hästi vahva video, kus 2 meie ettevõtte asutajat on siis rääkinud väga mõnusal viisil, muhedal viisil siis, mida need väärtused täpsemalt tähendavad ja ei tähenda. Ja seda siis me jagame ka kõikide kandidaatidega ja tõesti laseme tegelikult inimestel esimesel päeval ka ise oma sõnadega rääkida, et mis need väärtused nende jaoks tähendavad ja siis nad jäävad ka paremini meelde. Lisaks meil on siis ka selline teiste töötajate siis tunnustamise programm ja kui sa kedagi tunnustad tema vahva töö eest, siis sa pead ka valima ühe nendest väärtustest, et tegelikult nad on meil kogu aeg silme ees ja kui sa elad neid väärtusi, siis ei ole küsimust, et kas sa neid mäletad. Kas on ka mingeid kogemusi, kus tuleb välja, et ikkagi hiljem, et tegelikult mõnel inimesel ei ole olnud need väärtused ikka päris need, mida algul ilmnesid või olid, et kas on selliseid kogemusi ka? Jah, kindlasti on, et võib-olla kas või näiteks sisemine põlemine on ju. Et see võib ka aja jooksul tegelikult ka kustuda on ju, et just, et kui see konkreetne näiteks roll, kuhu ta tookord kandideeris ja võib-olla töötaski seal juba 2-3 aastat ja kui see ennast ära ammendab, et siis on tegelikult ka oluline, et see inimene leiaks siis selle uue väljakutse ja oskaks seda siis ka selliselt väljendada, et me saaks ettevõttena siis vaadata, et kas meil on majasiseselt pakkuda mingit uut põnevat teemat, mis siis temas seda sisemist motivatsiooni uuesti tekitaks. Ja see on hästi huvitav teema, kogu see väärtused ja organisatsiooni kultuur. Aga siit liiguks sujuvalt edasi järgmise väga olulise teemapunktini, mis ilmselt puudutab ka kõiki ettevõtteid, nii väiksed kui suuremaid. Ja annaksin edasi sõna sulle, Reet.
ja enne kui me hakkame rääkima siis onboardingust ehk sisseelamisprogrammist, mul jäi kõrva, et teil on hästi pikk värbamisprotsess, 7 etappi. Siis jäi kõrva, et teil on 6 väärtust. Ja nüüd 3. faktor, et teil on analüütik majas HR-tiimis olemas, et oskad sa mulle öelda ka näiteks 100-st mitu inimest saab Pipedrive'i tööle? Või mitu CV-d teil läheb vaja, et leida õige inimene? Ma peast kindlasti ei oska sellele vastata ja põhjus on selles, et meil on nii palju erinevaid rolle. Et on rolle, kuhu tuleb sadades kandidaate ja on rolle, kus tuleb põhimõtteliselt ainult ise otsida neid turult, sest neid on nii vähe lihtsalt. Et jah, mul ei ole seda statistikat kahjuks peas. Olgu. Aga nüüd minnes siis onboardingu juurde, kellele seda üldse vaja on ja, või miks? Seda on vaja kogu ettevõttele. Tegelikult mida me ju onboardinguga saavutame on see, et uus inimene elaks kiiresti sisse. Ja mida kiiremini ta õpib selle ettevõtte spetsiifika ära, õpib ära oma konkreetse rolliga seotud teemad, seda kiiremini ju ta hakkab ka ise siis panustama ettevõtte edusse. Enne kui me läheme Pipedrive'i sisseelamisprogrammi juurde, ma tean, et sa olid ka Skype'is omal ajal väga lähedalt sellega seotud. Et kas sa natuke räägid sellest ka, kuidas te omal ajal seda Skype'is tegite? Ja ega ta selles mõttes nii palju ei erinegi, et lõppkokkuvõttes me lähtusime täpselt samadest põhimõtetest, et mis infot on uuel töötajal esimesel päeval vaja, mis infot on tal esimesel nädalal vaja, mis infot on tal esimesel kuul vaja ja sellest lähtuvalt tegelikult saabki alati see programm kas siis paika pandud või üle vaadatud, et ma arvan, et onboardingu üks hästi oluline aspekt meeles pidada on see, et ta ei saa kunagi valmis. Et ta on siuke hingav protsess, mis siis tegelikult tuleb pidevalt nagu üle vaadata ja mõelda, et kas on midagi ettevõttes muutunud ja mida oleks vaja ka siis selles sisseelamisprogrammis siis sisse viia ja see muudatus siis ära teha. Võib-olla on Eesti ettevõtted varasemalt onboardingut teinud, mitte ise teades, et see päris onboarding on, aga 15 aastat tagasi Skype'is te võtsite kasutusele ka selle väljendi, et see on nüüd onboarding programm, jah? Kus te sellel ajal võtsite malli? Keda te järgisite? Ma arvan, et me ikkagi põhiliselt jälgisime seda, et mis infot on meie konkreetsel uuel töötajal vaja, olenevalt tema rollist. Ja sellest tulenevalt siis hakkasime sinna järjest rohkem elemente juurde lisama, et ma teadlikult küll ei tea, et me nüüd konkreetselt mingist maailma teisest ettevõttest malli võtsime, aga kindlasti mis aitas oli see, et ma tegin samal aastal, kui ma Skype'i läksin, tegin ka magistritöö sisseelamisprogrammist. Nii et ma olin ikka studeerinud seda teemat ja uurinud, et mis on siis need olulised aspektid, mida silmas pidada ja lõppkokkuvõttes, mis on hästi vajalik, on see, et see uus töötaja võimalikult kiiresti tunneks ennast koduselt, ta tunneks neid inimesi seal, saaks võimalikult kiiresti aru, et mis on selle konkreetse ettevõtte spetsiifika ja sellest lähtuvalt siis mõeldagi, et kui kiiresti, mis hetkel oleks siis mis infot vaja ja selle uue töötajaga jagada. Ma saan aru, et see on väga spetsiifiline vastavalt ka rollile siis. Kindlasti jaa. Et Pipedrive'is ja Skype'is samamoodi, et mis me tegime on oluline, et on niisugune üks baas onboarding. Meil siis Pipedrive'is on siis 1,5 nädalat, mida saavad siis kõik uued töötajad ja siis pärast seda jätkub siis rolli sisseelamine ja mis võib olla siis väga erineva pikkusega, et olenevalt rollist ja teemast. Aga räägimegi päris algusest. Räägime siis Pipedrive'i sisseelamisprogrammist. Ava natukene, millest üldse alguse saab. Saab see võib-olla alguse juba enne, kui inimesed tööle asuvad ja mis siis edasi saab, mis saab selle baaskursusel näiteks? Et jah, kust maalt me siis kutsume seda onboardinguks on see, et kui värbaja siis annab selle kontakti uue töötaja kohta üle siis HR Operation spetsialistile, siis põhimõtteliselt hakkavad need tegevused, mis puudutavad siis onboardimist, et
kui on välismaalane kõik, siis tema viisa või muude dokumentide ajamine on näiteks üks osa sellest. Meil on tore partner selle jaoks, kes siis aitab meid kõige sellise paberimajandusega. Ja kõik, alustades ütleme sellise welcome emaili läbimõtlemine, et tõesti, et ka selles esimeses emailis, mis see uus töötaja saab, et seal oleks võimalikult palju infot, et mida siis oodata, et kas või see, et mida selga panna või kuhu ma selle auto peaks parkima, et kõik need pisikesed asjad, mis tegelikult tekitavad meid stressi, kui me seda ei tea. Ja ma arvan, et üks suur eesmärk onboardingul peakski olema see, et kuidas võimalikult madala stressiga siis see inimene sinna tööle saaks tulla, sest ma ei tea, oleneb, et kui kiiresti või millal keegi viimati tööd vahetas, aga ma enda üllatuseks tabasin ennast hetkel, kui ma Pipedrive'i läksin ja ma olin tõesti üle 10 aasta Skype'is olnud, et kuigi ma arvan, et ma olen nagu hästi kiirekohane ja siis tegelikult ikkagi on hirmus see, kui sa lähed uude kohta ja sul on nii palju teadmatust, et ma arvan, et see nii palju kui võimalik seda infot anda, mis aitab seda teadmatust vähendada ja ennast nagu koduselt tunda, on hästi oluline. Ja Pipedrive'i puhul ma arvan, et üks hästi suur eelis ongi tegelikult see, et meil on hästi pikk värbamisprotsess, mille jooksul inimene saab juba tavaliselt päris mitme oma kolleegiga tuttavaks. Nii et kui ta esimesel päeval tuleb, siis ta ei ole selline, et ma olen täiesti võõras kohas, et mul on juba seal sõbrad ees. Selge. Nüüd, kui ta siis esimesel päeval tuleb, ta leiab oma sõbrad ees, mis siis edasi saab? Siis tegelikult ta neid sõpru esimesel päeval väga ei näegi. Et reaalsus on jah see, et me räägime siis nii kontorist, teeme maja peal tuuri, selgitame, mis on meie sellised käitumisreeglid, et see on ikkagi nagu teine kodu ja sa hoiad ise puhtust ja nii edasi. Ja kust midagi leiab. Samamoodi aitame arvuti paika seada ja kõigist erinevatest siis töövahenditest räägime, et jällegi, et kõik see, mis on oluline ka lisaks kommunikatsioon, meie tootestrateegia, et kõik see oleks juba võimalikult varakult teada. Ja siis on juba sellel uuel inimesel võimalik ka nagu oma enda rolli sisse elada palju mugavamalt. Ja millele me ka hästi palju rõhku paneme on see, et kõik uued töötajad saaksid ka Pipedrive'i toote hästi selgeks. Et tegelikult me ikkagi kõik oleme selle toote ambassadorid ja eriti sugulased, tuttavad ja sõbrad ju eeldavad seda, et kui sa lähed uude kohta tööle, et siis sa tunned seda toodet ka väga läbi ja lõhki ja see on ka, kuhu me paneme hästi palju energiat ja aega. Kas ma saan õigesti aru, et see tundub hästi mahukas, see kõik, mis te teete? Kas see on igale inimesele individuaalne või see tegelikult on grupina alustavad uued inimesed? Et jah, minu soovitus oleks see, et kui ettevõte ikkagi värbab rohkem, et siis proovida saada kokku grupp. Sest see grupp on ka omaette väärtus. Meie teeme nii, et on iga 2 nädala tagant on onboarding, et ei ole iga päev, sest tegelikult see lisab hästi palju koormust. Ja siis olenevalt siis sellest värbamise kiirusest, see grupi suurus on meil seal, ütleme, 3-4 inimesest vahel kuni seal 15 inimeseni. Et kuna me teeme onboardingut siis 2 erinevas riigis, nii Eestis kui Portugalis, et siis olenevalt siis kuhu tiimi või kuhu locationisse keegi juurde tuleb, siis vastavalt sellele siis liitub ühe selle onboardinguga. Sest grupil on hästi suur väärtus, et sa ikkagi veedad 1,5 nädalat koos kogu selle sisseelamisprogrammi vältel ja sul tekivad juba jällegi see selline oma pere ja oma community. Ja see on nagu ka üks hästi suur väärtus, et miks mina leian, et miks inimesed jäävad ühte kohta pikemalt, ongi just see, et neil tekib see oma enda inimesed ja oma enda grupp. Ja ma soovitan kindlasti kõigil teistel ka, et panustada just sellesse gruppi tunde loomises hästi palju, et tihtipeale, kui tehakse seda, et on ju enda tiimiga palju üritusi ja sellist teambuildingut ja offsite või vabas õhus siis üritusi koos, aga hästi suurt väärtust lisab just see, kui seda tehakse ka siis erinevatest tiimidest ja erinevatest piirkondadest inimeste vahel. Ja meie puhul just see esimene 1,5 nädalat onboardingut annab selle võimaluse. Absoluutselt. Kuidas tunnetus on? Kas on erinev ka onboardida eestlasi Eesti kontorisse või välismaalasi Eesti kontorisse? Et teete midagi seal ka erinevalt?
ja kindlasti, et me oleme samamoodi aastate jooksul hästi palju panustanud sellesse, et tõesti välismaalased tunneksid siin siis nii meie juures töötades kui ka Eestis ennast hästi. Sest jällegi see tõenäosus, kui kauaks nad meile siia jäävad, ikkagi oleneb ka sellest, kui kiiresti nad siin ennast hästi tunnevad. Ja mainisin, et meil on partner Jobatical, kes siis meil aitab kogu paberiteemaga, aga lisaks me oleme ise ka majasiseselt loonud sellised erinevad siis infomaterjalid, mis neid aitavad, et juba siis, kui nad hakkavad tööle tulema, nad saavad meie käest infot erinevate kas või linnaosade ja teemade kohta, et mida siit ka Tallinnast üldse oodata või Tartust tulenevad, kuhu nad liituvad. Jagame neile infot keeleõppe kohta, et meil on nii majasiseselt siis eesti keele tunnid, kui ka neil on võimalik siis ka majaväliselt erinevate keeltekoolidega siis ühendust võtta või siis ka on erinevaid tasuta kursusi. Ja lisaks on meil selline eraldi nagu checklist loodud nende jaoks, et tõesti ka esimesel päeval üle käia, et mis asjad on juba tehtud, mis ootavad veel tegemist, et aidata aru saada, sest olgem ausad, niikuinii juba uude kohta minnes on palju uusi asju ja eriti veel, kui sa vahetad töökohta ja vahetad samal ajal siis ka veel elukohta ja tuled täiesti võõrasse riiki, et neid asju on lihtsalt nii palju, millega peab tegelema. Et jällegi, ma arvan, et see selline alguses natuke rohkem käehoidmine kindlasti tagab selle, et paljud välismaalased jäävad pikemalt meile. Ja samamoodi me panustame ka sellesse, et nende elukaaslased tunneksid siin hästi. Et meie eelnev kogemus on ka näidanud seda, et mis erinevad põhjused, mille pärast siis minnakse kodumaale tagasi. Üks nendest ongi see, et näiteks partner ei leia Eestis tööd. Ja me oleme isegi nüüd pakkunud sellist võimalust, et üks meie enda värbaja, kes on ise ka välismaalane ja on kogu selle tee läbi käinud, et oskab siis ka neid partnereid paremini nõustada. Ma võib-olla lisaks siia selle veel, et mis me veel välismaalaste jaoks teeme, et meil on siis loodud siuke eriline sessioon, kus me räägime ka kultuuri erinevustest ja aitame siis jällegi nagu paremini aru saada, et mis on võib-olla ka Eesti ühiskonnas teistmoodi kui võib-olla mujal ja nendel on loodud siis ka oma selline community, et meil on eraldi siis Slacki channel ja ka eraldi lehed selle jaoks, et kus siis nagu erinevat infot leida, et kas või ma ei tea, mida teha, kui juhiluba on vaja vahetada või kust leida perearsti ja nii edasi, et tõesti erinevate sellekoste tavaliste teemadega, millega meie nagu, me ei mõtlegi, et see nagu keeruline on, aga tuleb mujalt vaja need asjad kõik selgeks saada. Ja, vaikselt hakkab meie aeg otsa ka saama, aga enne kui me siit edasi liigume, ma korra küsin. Nüüd oli see esimene 1,5 nädalat, sa ütlesid, et onboarding on tegelikult järjest kestev. Et lühidalt veel, mis siis saab edasi? Et üks hästi oluline programm siis, mis me oleme loonud uutele, on bootcamp. See on selline 2-päevane üritus siis, kus me globaalselt inimesed, uued töötajad siis kokku lennutame. Me teeme seda 3 korda aastas ja tõesti see annab jällegi võimaluse seal kuskil 50-70 inimesega siis sotsialiseeruda ja läbi erinevate siis mängude ja ka informatiivsete sessioonide siis omavahel tuttavaks saada. Ma tahaks tulla tagasi korra selle ühtse tunde, selle meie tunde juurde, et sa ütlesid ka, et see on hästi oluline, et tihtipeale on see, et nagu tiimid suhtlevad omavahel, mingisugused grupid, meeskonnad, et kuidas teil õnnestub saada inimesi suhtlema organisatsiooni üleselt, et saada ka teisi, kellega igapäevaselt koostööd ei tee? Et näiteks bootcamp ongi üks võimalus tegelikult, et seal ongi, me oleme organiseerinud ka nii, et kui me seal erinevaid mänge või asju teeme, et seal oleksid sellised segagrupid, et ongi erinevatest osakondadest, erinevatest maadest ja läbi selle sul tekibki need oma inimesed ka mujalt kontorist. Ja jällegi, et mul on vaja kellegiga näiteks Lissaboni kontoris suhelda, ma võib-olla päris täpselt ei tea, kes selles tiimis selle konkreetse teemaga tegeleb, aga mul on siuke mugav kontakt juba, kellega esmaselt ühendust võtta. Et kindlasti ma soovitan, et kui vähegi võimalik, siis korraldada selliseid üritusi, et see emotsioon, mis sealt tuleb ka olemasolevatele töötajatele, see on midagi sellist, mida mujalt ei saa. Ja nüüd olemegi vaikselt jõudnud saate lõppu. Kuulajad juba teavad, et meil on alati lõpus selline kiire küsimus-vastusvoor, kus pikalt ei ole vaja vastata, kiired lühikesed vastused. Oled sa valmis?
absoluutselt. Nii, kes on need ägedad personalivaldkonna inimesed, keda sa ise jälgid ja tunnistad? Ma nimeliselt ei tooks välja, aga kõige rohkem ma imetlen ja vaatan enda lähedalt kolleege. Et nendelt igapäevaselt õppides, see on nagu superväärtus. Mis personalivaldkonna raamatuid sa soovitad? Esimene, mis pähe tuleb, on Patty jõud, Patty McCord, aga tegelikult ma praegu ise olen rohkem selle coaching'u teemaga hästi sina peal ja sealt ma soovitaks näiteks 5 Second Rule. Mel Robbinsil on hästi palju ägedaid näiteks audiobook, mida ma kindlasti soovitaks, et väga äge rääkija ja väga ägedad teemad, mis ta räägib. Olulisemad tööriistad sinu töös? Ma arvan, et positiivsus. Viimane uus tool, mida sa kasutasid oma töös? Teamscope. Kas soovitaksid sõbrale skaalal 1–10? Jaa, kindlasti soovitaks näiteks 9, et ma tean, et nad teevad seal uuendusi ja arendusi, et ootan põnevusega, mis nad seal juurde teevad sinna tooli. Kuidas sa ennast motiveerid? Motiveerin läbi pideva arengu, et ongi, et kui endal tundub, et ideed või mõtted saavad otsa, et siis tegelikult on maailmas neid nii palju, et oma kolleegidega suheldes või raamatuid lugedes või põnevaid artikleid lugedes. Kus sa näed ennast 5 aasta pärast? Kindlasti ka HR-i valdkonnas, et personalitöö on see, mis on minu kirg. Aitäh! Kiire küsimus-vastusvoor on nüüd läbi, aga enne kui me sulle aitäh ütleme, tahaksin ma veel teada, et millised on sellised suured plaanid, mida sa soovid veel Pipedrive'is ellu viia? Pipedrive'is on iga päev on eriline ja iga päev saab midagi põnevat ja uut juurde õppida ja ma arvan, et selline, mis iganes uued muutused on tulemas, näiteks praegu me just teeme omal personalitiimis ümberkorraldusi ja kuidas me inimesi parimal viisil saame toetada, et väljakutsetes kindlasti puudu ei tule. Enne kui me otsad kokku tõmbame, tahaksin ma veel tänada Enelit, kes aitas saadet kaasjuhtida ja tahakski küsida Eneli sinu käest ka, et kuidas on saadet juhtida? Täna oli teine kord. Tore oli, et jällegi uus kogemus andis aimu, et mida see siis tähendab, et hoida nii-öelda sellest ajast kinni, kuidas ette valmistada, kuidas küsida, kuidas vahele mingeid mõtteid põimida, et ma arvan, et kui siin paar korda veel teeks, siis võib-olla oleks juba päris hea, nii et kui sina reisile lähed, siis olen olemas. Super, just tahtsingi küsida, et oleksid sa uuesti valmis tulema? Kindlasti. Super, aga aitäh ka sulle, Leelia, et sa leidsid aega meiega siin vestelda. Saime targemaks, saime mõtteid, et onboarding ei alga ainult sellest hetkest, kui töötajal on esimene tööpäev, vaid algab juba oluliselt varem. Kohati juba värbamisprotsessist, kus ta saab inimestega tuttavaks, aga ka informatsioonist, mida te enne saadate talle ja et see ei saa ka läbi, et peale esimest nädalat, teist nädalat, ka 3. kuud, 4. kuud te mõtlete sellele ja see on ajas jätkuv protsess. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast!